nii nagu nägite, siis ühesõnaga minu tool on kiirem kui auto, näiteks kui sa oled tal järgi, nagu minul praegu oli, siis ma lasen vahepeal lahti, ma lähen bussist mööda. Kui ma käega tõmbaksin, oleksin ma võimeline sellest bussist mööda minema. Mu tool on lihtsalt nii kiire. Aga Indreku tooli eelis on see, et on ta stabiilne. Ja näiteks kui minu toolil on see viga, et mul tekib kivi ette, ma panen kohe tokki. Et kohe on, aga Indrekul on nii raske tool, et sellel näiteks mõni kivi ette. Jällegi need jalarauad samamoodi, et oleneb kuhu ta sul alla jääb see kivi. Aga nii ta on, jah. Ja, aga eks me oleme harjunud ka sõitma niimoodi ja kihutama. Aga ei, mõnus on. Päris hea kiiruse saab niimoodi sisse. Saab ikka võimas. Ja, isegi võib sõita 60-70 km tunnis. Praegu siin võis olla siin 30, 40, 50. Ja, kuskil sinna kanti, jah. Ja. Et aga tee oli hea ja siin nagu... Tee oli väga hea, nagu näete, on ilusad kruusahunnikud siin, et tee oligi nii hea. Mis on tee ääres on. Tee peal vähemalt ei olnud. Ja, kui selline oleks, siis ei sõidakski. Siis ei sõida kuskile. Huvitav, miks see asfalt niimoodi laguneb? Seda oleks nagu lohutud või ma ei saa aru ka, jah. Äkki on piigatud. Tänavalt me midagi süüa ei leia. Jah, ütleme nendest lahtistest lettidest ei julge võtta. Igaks juhuks. No oleme küll natukene söönud nendest lahtistest lettidest, aga vahepeal peaks nagu inimlikku toitu ka sööma. Vahelduseks McDonaldsile ja Jollibee'le. Ja Jollibee ongi siin üks populaarne, jah. Jollibees müüakse isegi makaroone. Aga äkki lähme siis vaatame hotellibaari? Jah, lähme sinna. Üks asi veel. Et muidu võib siin ükskõik kus üle tee minna, aga kus on boorid, seal ei tasu niimoodi suvaliselt üle tee minna. Seal nagu need asjad ei kehti. Seal läbi siin niimoodi ei lasta. Aga kus boore ei ole, vahet ei ole, kui tihe see ummik on. Mine sisse, see ummik jääb seisma. Ära oot lähedale mine, see on mingi haigus endale. See on prügiauto ja kõige kummalisem on, et prügi pannakse käsitsi peale kõik ja prügihunniku otsas on alati inimene. Et kõik käib käsitööna. You have to see the time here. If no time, no film saving. Okei. Kristjan, sa pead ühe korra veel käna panema. Ole vahv. Hirmutunne tuleb ületada, kui lõpuni ei jõua käega lükata, näed praegu nii hirmutunne. Sa ei saagi minna ülesse, kui sul tekib ennem hirmutunne. Sa ei lükka nagu piisavalt lõpuni seda. Lõpuni on vaja kättega lükata. Kristjan, mis juhtus? Ma ei lükanud lõpuni, hakkasin kartma ennast. Kartma? Ma vaatasin, et tahet oli rohkem kui kurat. Ma ei tea mida, vaatasin, et tahet oli küll. Tahet oli, aga lõpust oli see hirmutunne. Kui sa ennem lõppu võtad hoo maha, sa pead lõpuni tõmbama kätega nii kiiresti, kui sul on. Ja siis lükkad üle ääre. Kui sa jäsed ennem lõppu korra käed nõrgaks, siis ei olegi võimalik see ääre peal hüpata. Ajastus on ka, et kuna sa nüüd siin ääre peal viimase lükke teed. Ma proovime su püsti saada. No proovime püsti saada. Kristjan, pidasid oma sõna. Kaadrite nimel. Kaadrite nimel. Ma teadsin, et ma praegu ei hüppa täna siit üles, et see oli selge, et ei hüppa. Kui sa sõidad autoga nii palju, 2 päeva, siis ongi selg on nats kinni ja siis ei liigu see. Sellepärast, et see ei ole palju üle 25 sendi, see on võib-olla 28 senti siin kõrgust. Selle peaks iga kell ära hüppama. No Indrek, sa ka ei saanud hakkama või? Oota, ma proovin kohe. Indrek proovib ka, ma arvan, Indrek peaks oma tooliga vabalt üles hüppama. Minul on lihtsalt selg kinni, jalad on ka paisted sellest pikast auto sõitmisest. Indrek, try. Aga see ei ole lihtne tegelikult, see on ikka räige pauk. See on ikka räige pauk. No see on selja põrutamine. See on selja põrutamine, see mida mina teen seda, et ma hüppan rattaste, esirattatest on õhku ja lükkan kogu kere peal, lükkame esirataste peale. Aga Indrek lükkab niimoodi, et ta lükkab põmm ja see tegelikult lõhub selga. Aga muidu üles ei saa?
mingi viga peab alati olema. Show on tänaseks tehtud. Lähme vaatame hotellibaari ja lähme sööme. Väljas on nii palav, et ma ei tea, mis toimub. Higi jookseb niimoodi, et see on ikka niimoodi lahmab. Gosta del restaurante. Ja me täna nälga. Päris pekkis. Mis teeme nüüd üles? Ei no kõht on tühi, midagi peab sööma minema. Lähme siis vaatame veel sinna ohutsooni. Nüüd oleme siis Indrekuga taas tagasi. Hotellibaaris süüa ei saanud, nii et katsume selle tänavatoidu ikka ära proovida. Kas me võtame siit grilli või lähme võtame grillkana? Tegelikult võiks võtta siit samast tegelikult. Ma hakkan praegu, koht on natuke imelik, aga... No ütleme, et on siga, aga no eks me siis maitse järgi pärast teada saame. Ausalt on kassid. Koerad. Ja läheme vaatame. Pakutakse. Meron pa kayong pork, pare. You want pork? Yes, I take part. Pare, ito pa oh. Tsaka ito. Paigulan ako.